Tere! Seekord mingit imelikku sissejuhatust ei tule, vaid lähme kohe lihtsalt asja juurde. Ehk siis selles videos tuleb juttu Viini kongressist. Esmalt ma räägin sellest, mis see Viini kongress oli ja millal see toimus. Seejärel räägin Viini kongressi otsustest ning lõpuks sellest, kuidas need otsused Euroopat muutsid ehk millised muutused Euroopa kaardil 19. sajandi alguses toimusid. Eelmises videos me rääkisime sellest, kuidas Napoleon vallutas suure osa Euroopast, aga siis tegi ränga vea ja tegi täielikult ebaõnnestunud sõjaretke Venemaale ja kuidas lõpuks teiste riikide ühendväed alistasid Napoleoni 2 korda järjest ja ta saadeti 1815. aastal lõpuks puhkama ühele inimtühjale saarele keset ookeani. Nii, ühesõnaga Napoleoni sõjad on nüüd läbi. Kõik Euroopa valitsejad pühivad umbes higi ja hingavad kergendatud. Sest viimased 20 aastat oli Euroopa olnud pidevas sõjas. Lahingutandritel oli langenud miljoneid inimesi ja kogu Euroopa kaart oli täiesti segi paisatud. Ja need valitsejad ise olid tõsiselt kartnud sellepärast, et nemad võivad ka jääda oma troonist ja võib-olla isegi oma peast ilma, nii nagu Louis XVI. Nad olid olnud nagu, et ma ei taha surra, ma ei taha. Ja oma valdustest olidki paljud valitsejad juba ilma jäänud, sest Napoleon oli need lihtsalt ära vallutanud. Ja nüüd nad tahtsid väga taastada seda korda, mis oli enne Napoleoni, enne Prantsuse revolutsiooni, seda nimetati vanaks korraks. Valitsejad tahtsid, et asjad oleks lihtsalt nii, nagu need olid olnud vanadel headel aegadel. Siis, kui kuningatel ei võetud päid maha ja kui kuningad said väita, et nende võim pärineb Jumalast ja kui nad said ehitada ilusaid kullast losse ilma, et mingid talupojad piiksuma hakkaksid. Ühtlasi oli kõigile selge, et see rahvusvaheliste suhete süsteem, mis oli kujunenud Vestfaali rahu järel 1648. aastal, ei toimi enam. Mäletate, see oli see süsteem, et üritati hoida tasakaalu, et ükski riik ei muutuks liiga tugevaks ja liiga ohtlikuks kõigile teistele. Ja kui keegi hakkas liigselt tugevnema, siis sõlmisid teised tema vastu liite. Aga Napoleon oli igatahes oma vallutustega näidanud, et see süsteem ei toimi väga hästi ja ei taga rahu Euroopas, sest Prantsusmaa suutis väga edukalt üksi kõigi teiste riikidega sõdida. Ehk siis oli vaja luua uus rahvusvaheliste suhete süsteem. Ja 1814–1815 aastani said kõigi Euroopa riikide esindajad Austria pealinnas Viinis kokku, et nende kahe teemaga tegeleda. Ehk siis taastada vana kord Euroopas ja luua uus rahvusvaheliste suhete süsteem. Ja seda üritust nimetatakse Viini kongressiks. See oli põhimõtteliselt nagu üks suur poliitikalaager. 100 diplomaadid üle Euroopa tulid kokku ja veetsid lihtsalt aasta aega ilusas Viini linnas ja arutasid, et mis nüüd siis tegema peaks. Ja 1815. aasta suvel siis jõuti ühise kokkuleppeni. Põhimõtteliselt selle kokkuleppe võib kokku võtta selliste sõnadega, et no nii, mässajad, nüüd on pidu läbi. Iga roju läheb oma koju ja kõik on kuss. Ei ühtegi piuksu ja ei ühtegi revolutsiooni enam. Mis see siis tähendab? Esiteks, üritati taastada vana korda nii palju kui vähegi võimalik. Need valitsejad, kes olid oma valdustest ilma jäänud, said uuesti võimule. Näiteks Prantsusmaal sai kuningaks Louis XVIII, kes oli hukatud kuningas Louis XVI vend. Sellist vana korra taastamist nimetatakse restauratsiooniks. Ehk siis revolutsioonile järgnes restauratsioon. Seda saab meelde jätta nii, et restauratsioon on nagu restaureerimine, vana maja taastamine sellisena, nagu see vanasti oli. Samas peab ütlema, et päris täielikult vana korda taastada enam ei saanud. Näiteks Prantsusmaal säilis inimeste võrdsus seaduse ees ja kuningas oli sunnitud nõustuma konstitutsiooniga. Lihtsalt ei olnud enam võimalik taastada feodaalkorda, sa ei saa öelda miljonitele talupoegadele, et hea küll, saite paarkümmend aastat vabad olla, homme võtate uuesti rivvi ja hakkate aadlikke orjama. Ehk siis nendes riikides, kus oli feodaalkord või päris orjus juba kaotatud, seda üldiselt enam ei taastatud. Samas näiteks Venemaal ja Austria keisririigis, kuhu Napoleoni reformid ei jõudnud, kaotati päris orjus täielikult alles 19. sajandi keskel. Lisaks feodaalkorra kaotamisele jäi Prantsusmaal ja mitmeski teises riigis ikkagi püsima vahepeal saavutatud inimeste võrdsusseaduse ees. Nii et kuidas võtta? Natukene üritati vana korda taastada, aga täielikult aega tagasi kerida polnud enam võimalik. Kuna Vestfaali rahujärgne rahvusvaheliste suhete süsteem, kus järgiti võimu tasakaalu, ei toiminud Napoleoni sõdade ajal, siis otsustati seda veidi muuta ja täiendada. Ehk siis aastat 1815 kujunes Euroopas rahvusvahelistes suhetes uus süsteem, Viini süsteem. Milles see Viini süsteem seisnes? Esiteks, revolutsioonide vastane koostöö. Riikide valitsejatele revolutsioonid ja revolutsioonilised ideed ei meeldinud. Ja seetõttu loodi sellised riikidevahelised liidud nagu Pühaliit ja 4 riigiliit, mille liikmesriigid pidid ühiselt kaitsma olemasolevat ühiskonnakorraldust.
Ehk siis kui keegi hakkas kuskil, ütleme näiteks Austrias revolutsiooni korraldama, siis lisaks sellele, et Austria sõjavägi tuli revolutsiooni maha suruma, siis võisid neile appi tulla ka näiteks Vene ja Preisi sõjaväed. Et oleks ikka kindel, et revolutsionäärid saaks ikka korralikult mutta tampida ja et nad ei teeks ühte piuksu ka mitte. Ma võin kohe ette öelda, et valitsejad pingutasid, mis nad pingutasid, aga revolutsioone vältida nad lõpuks ikkagi ei suutnud. Teiseks, kongresside süsteem. Viini kongressist sai alguse tava, et selleks, et suuri sõjalisi konflikte vältida, kutsuti aeg-ajalt kokku selliseid kongresse, nagu Viinis olid olnud, kus kõikide oluliste riikide esindajad saaksid kiirelt kokku tulla, ühiselt läbi rääkida ja probleemid lahendada. Kolmandaks, territooriumide ümberjagamine. Selleks, et võimu tasakaal toimiks, pidid suurriigid olema umbes võrdse tugevusega, mis tähendas, et oli vaja Euroopa kaarti ümber sättida ja maid omavahel ümber jagada. Näiteks selleks, et Prantsusmaa liiga tugev ei oleks, võeti talt territooriumi ära ning kästi tal maksta sõja võitjariikidele 700 miljonit franki kahjutasu sõjakahjude eest. Samas võitjariigid, kes olid Napoleoni alistanud, haarasid endale lisaterritooriume. Esiteks, Venemaa sai endale juurde Soome, Poola ja Bessaraabia. Mis asi see Bessaraabia on? Bessaraabia on selline koht siin, tänapäeval on seal Moldova, aga ajaloos peab ju asi keerulisem olema, sellepärast on selline nimi nagu Bessaraabia, mida teil väljaspool ajalootunde mitte kunagi vaja ei lähe. Mitte kunagi. Teiseks, Suurbritannia sai endale Malta ning kolooniad Lõuna-Aafrikas ja Sri Lankal. Kolmandaks, Austria sai endale Lombardia piirkonna ja Veneetsia tänapäeva Itaalias ning Galiitsia piirkonna tänapäeva Ukrainas. Neljandaks, Preisimaa sai endale Reini ja Vestfaali piirkonnad ning Põhja-Saksimaa. Lisaks sellele kuulutati Šveits, mis on keset Euroopat, igavesti neutraalseks riigiks. Tänu sellele ongi Šveits kõigist hilisematest sõdadest eemal püsinud ning on olnud koht, kus omavahel vaenulikud riigid on tihtilugu saanud omavahel rahulikult läbirääkimisi pidada. Ja nüüd selle teema jätkuks oleks õige hetk teha ülevaade sellest, milline see uus Euroopa kaart pärast Viini kongressi välja nägi. Võrdluseks siis, see oli 1648. aasta kaart, see on 1815. aasta kaart. Viini kongressi järel olid Euroopa tugevaimad riigid Suurbritannia, Prantsusmaa, Preisimaa, Austria ja Venemaa. Itaalia ja Saksamaa olid jätkuvalt poliitiliselt killustunud. Saksamaal oli see olukord, et Napoleon oli sellele Püha Rooma keisririigile lõpuks ometi lõpu teinud, seda ei hakatud taastama, aga selle asemel loodi uus Saksa riigid, kes ühendav organisatsioon, Saksa liit. Juhtroll selles liidus oli jällegi Austria käes, aga Austriaga konkureeris teine tugev Saksa riik Preisimaa, mis muutus üha tugevamaks. Nii et kuigi Püha Rooma keisririiki ei taastatud, siis tegelikult erineva nime all tuli tagasi suht sama asi. Aga üks erinevus siiski oli, tähendab, kui enne Napoleoni sõdu oli Saksamaal umbes 300 iseseisvat riigikest, siis nüüd mõelda, et seda on tõesti liiga palju ja neid jäi alles peaaegu 10 korda vähem, nii et Saksa liidus oli umbes 40 liikmesriiki, mis on muidugi ikka veel üsna segane kribu. Saksamaast tuleb niikuinii hiljem rahvusliku liikumise teema juures eraldi video, kus ma üritan seda asja veidi lahti seletada. Nii, aga teised olulisemad muutused võrreldes varauusajaga. Varauusa üks suurimat riiki, Poola riiki 19. sajandil enam ei olnud, sest nagu me rääkisime, Poola naabrid olid ta lihtsalt alla neelanud. Suur osa Poolast läks Viini kongressi otsusega Venemaale. Rootsi oli järk-järgult oma suuri valdusi kaotanud. Aastatel 1700 kuni 1710 toimunud Põhjasõjas kaotas Rootsi Venemaale Eesti ja Põhja-Läti alad, Napoleoni sõdade käigus läks Venemaa kätte ka Soome. Ida-Euroopas kujuneski selline olukord, et kogu see suur piirkond oli jagatud vaid 4 suurriigi vahel, Austria, Venemaa, Preisimaa ja Türgi. Neist Austria, Venemaa ja Türgi olid palju rahvusvälised impeeriumid. See tähendab, et nende riikide aladel elas palju täiesti erinevaid rahvaid. Näiteks Austria keisririigis elasid peale sakslaste veel näiteks ungarlased, tšehhid, slovakid, sloveenid, rumeenlased, itaallased ja nii edasi. Vene keisririigis elasid peale venelaste veel näiteks eestlased, lätlased, leedulased, soomlased, poolakad, tatarlased, grusiinid ja nii edasi. Türgi impeeriumis elasid lisaks türklastele veel näiteks serblased, rumeenlased, bulgaarlased, kreeklased, bosnialased, albaanlased ja nii edasi. Kuna 19. sajandil muutus väga populaarseks rahvuslus, siis kõik need rahvad tahtsid iseseisvaks saada. Nii et Austria, Venemaa ja Türgi olid kõik pidevalt hädas vabadusvõitluste ja ülestõusudega riigi erinevates osades. Ja need erinevad rahvad korraldasid neid ülestõuse sellepärast, et neid ajas ilgelt närvi see, et Euroopa valitsejad olid lihtsalt omavahel ära otsustanud, kes millist territooriumi valitseb ja mitte keegi ei olnud rahva enda soove ja arvamusi kuulda võtnud. Venemaaga oli nii, et varauusajal olid olnud pigem Euroopast eraldatud ja pidas sõdu ainult oma vahetute naabrite Rootsi, Poola ja Türgiga.
aga Napoleoni vastases võitluses olid Vene väed tulnud isegi Pariisini välja ja edaspidi sekkus Venemaa väga aktiivselt Euroopa poliitikasse. Venemaa oli kohe eriti aktiivne selles mõttes, et kui kuskil mingi revolutsioon lahti läks, siis oli kohe umbes, et ahaa, kus, ma lähen annan kohe peksa. Türgi impeerium, nagu juba jutust välja tuli, oli jätkuvalt otsaga Euroopas, aga selle hiilgeajad olid möödas. Kui varauuse ajal kardeti, et appi türklased kohe tulevad ja vallutavad Euroopa, siis 19. sajandil Türgi järjest nõrgenes ja mitmed Balkani poolsaare rahvad võitlesid end Türgi võimu alt vabaks. Euroopa riigid suhtusid Türgisse nüüd pigem, et see riik kukub varsti kokku. Kuulge, üritame kiiresti sealt mõned valdused endale saada. Nii, aga kuidas Viini kongressi suhtuda? Ühest küljest on Viini kongressi palju kritiseeritud, et sellega lämmatati see vabadusliikumine, mille Prantsuse revolutsioon oli käima pannud ning seetõttu läks veel kauem aega, enne kui Euroopa rahvad endale vabamad ja võrdsemad ühiskonnakorraldused kätte võitsid. Samas tuleb tõdeda, et Viini kongressi eesmärgiks oli tagada Euroopas rahu ja sellega saadi päris hästi hakkama. Järgnevatel aastakümnetel Euroopa suurriigid omavahel ei sõdinud ning päris üle-euroopalisi sõdu ei toimunud järgmised 100 aastat. Nii et kuidas võtta? Jällegi. Nii, aga mis teile sellest videost meelde võiks jääda? Esiteks, Napoleoni sõdade järel toimus aastatel 1814 kuni 1815 Viini kongress, kus pandi paika sõdadejärgse Euroopa korraldus, niinimetatud Viini süsteem. Teiseks, Viini kongressil lepiti kokku kahes asjas: restauratsioon ja uus rahvusvaheliste suhete süsteem. Kolmandaks, restauratsioon tähendas vana ühiskonnakorralduse ja eelkõige vanade kuningadünastiate võimu taastamist. Neljandaks, uus rahvusvaheliste suhete süsteem tähendas seda, et riigid tegid koostööd revolutsioonide ennetamiseks ja mahasurumiseks, seda, et hakati rahvusvahelise poliitika konflikte lahendama suurte kongresside kaudu ning seda, et tehti mitmed territoriaalsed ümberkorraldused, et võimude tasakaalu paremini paika saada. Viiendaks, Viini kongressiga suruti küll maha vabadusliikumised Euroopas, aga samas suutis see süsteem aastakümnete vältel tagada rahu ja stabiilsuse Euroopas. Ja sellega oleme me jõudnud lõpule varauusaegse maailma ja Euroopa ajaloo teemadega. Järgnevates videotes keskendume Eesti ajaloole varauusajal ning seejärel varsti juba 19. sajandi ehk kitsamas mõistes uusaja teemade juurde. Aga selleks korraks aitäh vaatamast ja kohtume jälle!